Tere hommikust kõigile vanadele olijatele, nagu ma näen siin saalis neid mõned on, tere tulemast ka kõikidele uutele. Kuidas te magasite? Okei, teeme väikse kiire, Anett magas hästi. Teeme väikse küsitluse, kes magas väga hästi? Okei, kes magas lihtsalt hästi? Kes magas keskpäraselt? Paula. Kes magas pigem halvasti? Okei, Innar. Ja kes ei maganud üldse? Okei, see oli siis rohkem noorematele suunatud küsimus. Ma ise olin kell 2.15 veel laboris ja siis mõtlesin, kuidas ma ennast hommikul vihkan, kui ma pean kell 8 ärkama. Aga see selleks. Tere tulemast igal juhul kõigile ja tore teid näha siin. Ja minu poolt samad sõnad. Ja ma panin tähele, et Innar ja Einike konverentsi korraldajad magasid mõlemad väga halvasti, et ju on see kuidagi sellega seotud. Aga kas siin on kedagi, kes on täna esimest päeva, keda eile ei olnud? Päris palju inimesi. Tere Simmu. Et me tegelikult Martiniga eile saime teada ja me kohe ütleme teile ka ära, et siin ei tule kahjuks siiski juttu nendest loomadest, elevantidest, vaid hoopis millestki muust ja tuleb juttu põnevatest teemadest, tuleb juttu teemadest ja küsimusest, mida te ise olete esitanud võib-olla selle konverentsi jaoks. Mis kõik väidetavalt on ka relevantsed. Jaa, aga kuna me täna oleme siin Kussi ruumides, siis oleks viisakas korraks kutsuda siia ette ka meie Kussi rektor ja anda talle ka sõna enne, kui me läheme hommiku palveosa juurde. Tere hommikut, mina olen Einike, kellega me ei ole kohtunud. Mul on väga hea meel, et te olete tulnud ja te olete kõik hommikul vara üles saanud. Ma tean laupäeva hommikul, mida nooremad te olete, seda raskem on hommikul vara üles saada. Nii et ma pean eriliselt lugu kõigist, kes on täna hommikul juba kohale jõudnud. Tere tulemast need, kes on tulnud kaugemalt. Tarmo on Hiiumaalt vist just jõudnud ja mõned lähemalt. Me oleme koos siin ja me tegelikult otsime koos Jumalat ja otsime koos seda, mida ta tahab meile kõnelda ja tahame üksteist kuulata. Nii et ma loodan, et meil on täna selline päev, kust me läheme ära selle kogemusega, et me oleme kohtunud omavahel, aga veel enam, et me oleme kohtunud Jumala endaga. Ja seda ma tahan teile soovida. Elevantidest meile juba rääkisime. Kui keegi küsib, miks selline nimi, siis selle elevandi nimi on tulnud sellest lähenemisest, et me teame, et miski või keegi on ruumis, aga me kuidagi pelgame sellest rääkida. Ja ma pean ütlema, et mul on natuke kõhe ka, võib-olla sinna see ööuni läks. Aga ma usun, et on vaja rääkida asjadest. Ja sellepärast me siin täna oleme. Ja me otsime ka sellist kristlikku meelsust nendest asjadest rääkimised. Nii et ma arvan, et meil tuleb see välja. Eriti siis, kui me alustame nüüd palve ja ülistusega, nii nagu me teeme. Nii et veel kord, tere tulemast kõigile ja teile edasi. Mul on hea meel, kõik meie head sõbrad laulavad täna siin. Olge head. Tere hommikust ka meie poolt. Ma arvan, et parim 5 päeva alustada on lihtsalt kiita Jumalat, nii et seda me teemegi. Tõuseme püsti, ärkame üles, teeme natuke puusaringe. Ja, venitame ennast. Väga hea, Martin. Ja alustame ülissega. Sa kõndima mind kutsud vee peal, mis ohte täis ja tundmatu. Su leian salajasest paigast, vees sügavas uskindus saab. Ja sinu nime hüüan ma. Mu pilk on laintest kõrgemal, kui tõuseb torm ja hing su rüppe puhkama.
sinu nime hüüan ma. Mu pilk on laintes kõrgema, kui tõuseb torm, jääb hing su ümber ootama, sest kõigega sul kuulun ma. Aitäh, Jeesus, aitäh, me saame jälle siia kokku tulla ja sinu kohta jälle midagi uut õppida, Jumal, ja ma tänan sind nende südamete eest, mis sa oled siia kokku toonud ja ma tänan, et need inimesed, kes teenivad kaasa, ma tänan, et nad on siia oma aega panustanud ja oma energiat ja et nad teevad seda selle jaoks, et saaksid siia tulla inimesed ja kuulata lihtsalt sinu kohta, Jeesus, ja ma tänan sind selle ilusa päevast, ma tänan sind selle ilma eest, Jeesus, suur tänu sulle. Aitäh, et me saame sind kiita siin kõik koos. Las minust maha jäävad arutlused, tühjad sõnakõverused, siin ma olen vaid.
nüüd töötab vist. Tere hommikust siis, kes ei kuulnud. Korra võtan selle noodipuldi. Minu nimi on Innar ja ma tahaksin teiega täna hommikul jagada ühte vaimulikku mõtet. Nii. Ma ei tea, kuidas teiega lood on. Kas teie eludes on, teie tutvusringkondades, teie perekonnas, teie suguvõsas inimesi, kes panevad teid kuidagi ebamugavalt tundma? Et alati seal sünnipäevalauas istub see üks mees, kes räägib neid samu vanu nalju kogu aeg. Või siis see sõber, kes nii kui ta kingad jalast ära võtab, ta sokkid hakkavad haisema. Et meil kõikidel on selliseid sõpru ja nagu inimesed ja perekonnaliikmeid, kes meid panevad kuidagi veidralt tundma ennast. Ja minul täpselt samamoodi. Kui ma olin teismeline poiss, mulle ei meeldinud üldse käia oma perekonna suguvõsa sünnipäevadel, sest minu meelest see ruum oli alati selliseid veidraid inimesi täis. Alati olid sellised naljad, millest ma kunagi aru ei saanud. Alati küsiti mult, et kas sul tüdruk juba on. Alati keegi jõi liiga palju ja alati keegi hakkas tülitsema. Et ei olnud alati väga ilus pilt. Ja mulle ei meeldinud olla mu perekonnaga, sellepärast, et nad valmistasid mulle tohutult piinlikkust. Ja ma arvan, et me mingil määral suudame kõik samastuda. Et võib-olla meil ei ole selline perekond, nagu minul oli, aga me teame, et meil on võib-olla sellised sõbrad. Et siis, kui nad on seltskonnas, siis me pigem tahame, et nad ei räägiks. On nii? Huvitav, et vahest asjad, mida Jeesus ütles, täpselt samamoodi panid inimesi väga ebamugavalt tundma. Ja me tahaksimegi täna hommiku siis lugeda Johannese 6. peatükist või vaatame koos seda lugu. Ja see loo taust on siis selline, et Jeesus on toitnud just 5000 meest ja naist ja lapsed. Ja pärast seda ta jüngrid lahkusid vastaskaldale ja siis Jeesus tuli ka mööda järve kõndides neile järgi. Ja siis inimesed hakkasid Jeesust otsima. Ja Jeesus ütles, et ärge otsige lihtsalt nagu seda sööki, mis kaob, vaid sööki, mis jääb, rooga, mis jääb. Ja siis Jeesus hakkas rääkima väga imelikke asju. Ta ütles, Jeesus ütles niimoodi siis, mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. Sellest tõusis juutide keskel suur tüli. Nad küsisid, kuidas saab tema anda meile süüa oma liha? Jeesus ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimasel päeval. Sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Ning nagu elav isa minu on läkitanud ja mina elan isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb minu läbi. See ongi leib, mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie esiisad sõid ja surid. Aga kes seda leiba sööb, elab igavesti. Ja seda ta ütles koguduse kojas, õpetades Kapernaumas. Ta ütles koguduse kojas seda. Ja inimesed, kes kuulasid neid sõnu, et ma arvan, et neil oli väga imelik olla, et mis mõttes ta räägib, et te peate sööma minu liha ja minu verd. Ja selle peale tegelikult paljud jüngrid lahkusid, et pärast seda, kui Jeesus oli neid sõnu öelnud, paljud ei tahtnud teda enam järgineda. Aga pärast seda Siimon Peetrus ütles ka Jeesusele, issand, kelle juurde me peaksime minema, sinul on igavese elu sõnad. Ja me oleme uskunud ning ära tundnud, et sina oled Jumala püha. Et ometi nendes sõnades, mis tundusid nii veidrad ja meie arusaamisele nii vastuolused,
vastuolulised, panid Jeesuse jüngreid ikkagi tundma, et tema on Jumala püha. Nii et minu väljakutse on ka võib-olla see või mõte, mida ma tahaksin jagada, et ka siin Elevanditoa konverentsil me räägime võib-olla asjadest, mis on natuke ebamugavad, mis ei ole võib-olla teemad, millel me oleme harjunud mõtlema ja rääkima. Aga ma arvan, et selle tulemusena meie maailmapildis on Kristusele rohkem ruumi, kui me laseme temal rääkida endasse. Ja see ebamugavus, mis Jeesus meist tekitab, on teist sorti. Jeesus ei ole nagu sünnipäeva lauas räuskav sugulane. Jeesus on pigem nagu isa, kes oma lapsi kallistab oma sõprade ees ja siis on lastel natuke piinlik, aga lapsed teavad, et ta armastab neid. Et ma soovin ka, et me tunneksime täna seda piinlikkust, et Jeesus meid kallistab, et ta armastab meid. Vot, ma palvetaks ja siis me saame veel laulda üheskoos ja siis lähme edasi konverentsiga. Isa taevas, ma palun, et sina võiksid puudutada täna meid kõiki, kes me siin oleme. Sina, Jeesus, oled taevast alla tulnud leib ja aitäh, et sa oled muutnud meie elusid. Jumal, ma palun, et see muutus, mis meie sees on toimunud, Jumala, see usk, mis meis on, ma palun, et see ei jääks kuidagi lihtsalt meie sisse abstraktselt elama, vaid Jumal, et see oleks praktiliselt välja elatud usk, Jumal, sinu kuningriigi ülesehitamiseks. Jumal, ma palun, et sa kasutaksid seda konverentsi, neid arutelusessioone, mõttekodasid, Jumal, mis siin toimuvad. Selleks, Jumal, et sinu kuningriik võiks kasvada ka meie sees. Jumal, et me mõistaksime üksteist paremini, me mõistaksime, Jumal, sind paremini. Jeesus, palun kasva meie sees ja kallista meid täna. Jeesuse nimel. Amen. Sinu ees su sulane ootab su häält. Sinu ees seisan ma. Sinu ees ma ootan ja kuulan su häält. Sinu ees, Isa hea. Kui ootan sind, mind tugevaks teed sa. Kui kuulen sind, mind kõnetad sa. Kui otsin ma sind, mul lubad end leida. Kui palun ma sind, mul vastad sa. Sinu ees su sulane ootab su häält. Sinu ees seisan ma. Sinu ees ma ootan ja kuulan su häält. Sinu ees, Isa hea.
Jube põnev, nii palju erinevaid inimesi ja nii palju erinevaid emotsioone. Loodame, et siis kui õhtu kätte jõuab, siis jah, kõik on üldiselt sama. Tegelikult ma tulin siia ette ainult selleks, et öelda, et jah, ma oskan lugeda eesti keeles ja loen teile, et käes on esimese arutelusessiooni aeg. Aga siis ma vaatasin neid nimesid, kes siia ette tulemas on 3 väärikat pastorit ja koputasin Laurale, ütlesin, kuule, kas sa äkki soovid neid ise intervjueerida, et äkki nad, jah. Ja siis Laura ütles, jah, Martin, muidugi ma olen nõus. Nii et ma kutsungi siia ette siis Laura ja Peebu, Jakobi ja Joosepi, kes siis viivad läbi esimese arutelu. Kohe saame ühe veel. Võite selle äkki enda kätte jätta. Peab jagamast. Jah, kohe saame. Ja nüüd toovad. Laura, kui tohib, et nad võiksid minna lavale, siis tagasi. Kohe saame ühe tooli veel. Juba tuleb. Aitäh. Jah, seekord saadeti siis mind intervjueerima ja õnneks võib öelda, et ma olen pastorite seltskonnaga harjunud, et suguvõsas on juba 5 põlvkonda pastoreid ja mina olen rohkem puutunud oma vanaisa pastoriga, oma isa kui pastoriga ja oma venna kui pastoriga ja võib öelda peaaegu, et ainus mees mu elus, kes ei ole pastor, on mu kihlatu, kes on hoopis keemik, nii et Jakob ütles, et pean ootama natuke, et mine see tea, et kõik võib juhtuda. Aga täna me siis oleme teid kutsunud siia selleks, et arutleda mõnede teemade üle ja mõnede küsimuste üle, mida inimesed on välja pakkunud. Ja ma arvan, neid küsimusi, mis siit tulevad, me tahame ju kujundlikult nimetada nendeks elevantideks.
ja me Martiniga natuke üks õhtu seal Vikipeedias uurisime ja lugesime näiteks sellist asja, et selleks, et elevandipoeg võiks sündida, peab 22 aastat läheb aega, et ta emaga õhus siis peab olema kuud. Päris nii hull asi ei ole, jah. 22 kuud ja mis on, kui inimesega võrrelda, inimesel läheb ainult 9 kuud ja samamoodi ma arvan nende samade probleemide ja küsimustega, millega me täna hakkame tegelema, need ei ole üleöö sündinud küsimused või probleemid. Ma arvan, need on olnud olemas juba tükk aega või need on vähemalt kuskil küpsenud mõnda aega ja ma arvan, et täna ongi see hetk, kus me saame natukene mõelda ja nende üle arutleda. Ja ma olen need küsimused jaganud nagu 3 teemaplokki. Kõigepealt räägiks natuke sellest, millest kõige rohkem kodus olete, ehk siis kogudusega seotud küsimustest. Ma vähelt eeldan tegu pastorid, et see on ilmselt teie lemmikplokk nendest. Teiseks muidugi ka siis tulevad õpetuslikud küsimused või teoloogiaga seotud küsimused. Ja kolmandaks siis mõned küsimused, mis puudutavad inimeste isiklikku või igapäevaelu. Ja kõigepealt, ma ei tea, Jakob, ma ei tea, kas keegi teist eile oli siin, vist ei olnud, aga igatahes eile meil korraks juba Einike puudutas sellist teemat nagu 20-80. Mis siis tähendab seda, et öeldakse, et 20% inimestest tihtipeale teeb ära koguduses 80% inimeste töö. Ja meie küsimus täna on siis, kuidas teie olete üritanud või kuidas oleks võimalik seda numbrit suurendada ja kas üldse on? Ma arvan, et tekib kohe küsimus, et mis see 80% tööd on, et kas see on nagu viljakus või on see reaalne töö, et kui me näiteks mõtleme, kohe mu mõte jookseb Mattuse 25, kus Jeesus räägib tähendamissõna, kuidas on antud nagu erinevatele inimestele erinev hulk talente. Ja see võib nagu vahest olla niimoodi, et mõni inimene kannabki väga palju vilja, aga see ei tähenda seda, et ta teeb nagu ära kellegi teise töö sellega. Et kui ma mõtlen näiteks kokku selle tähendamissõna peale Mattuse 25, seal ütleb, et ühele anti 5 talenti, teisele siis anti 2 talenti, ühele anti 1 talent, ehk siis ja kui pärast tuli korjama, siis üks tüüp oli üksi nagu rohkem suutnud teha kui need 2 kokku. Aga see ei tähenda seda, et nagu need teised ei teinud midagi. Et võib-olla selle valguses ma ise nagu näeks, et see ongi nagu loogiline või loomulik, et mõned inimesed suudavad rohkem vilja toota, sest neil on antud ka rohkem. Aga ma arvan, et kui mõelda sellele, et mõned inimesed on passiivsed koguduse kehas, siis Peep ilmselt teab, et liigsest rasvast on vaja kiiresti lahti saada nagu. Et meil ei ole nagu vaja nagu üleliigset nagu. Et et ma mõtlen nagu pigem selle peale jah, et tegelikult igal nagu ihuliikmel on funktsioon koguduses ja kui osa nagu keha ei tööta, et kui jalad nagu kehal ei tööta, siis nagu keha ei saa täita tegelikult enda kõiki funktsioone ja ülesandeid, sellepärast ma usun, et on ülioluline, et iga inimene nagu saaks täita koguduses oma rolli ja ei mõtleks üldse seda moodi, et ma ei pea tegema midagi, aga samas kui iga inimene ei püüaks võib-olla taotleda sama hulga võrdväärset vilja kui võib-olla mõni keegi teine, sest talle lihtsalt ei ole antud võib-olla midagi nii palju, aga need on minu. Peep, kas sina vahel tunned, et töötegijaid on liiga vähe? Muidugi tunned kogu aeg seda. Ma arvan, et mis ma olen näinud töötab, on see, et inimesed teevad ja tegelikult tahavad teha siis, kui nad tunnevad, nad on omanikud. Et me tihti kirikutes keskendume liikmelisusele, aga küsimus, kuidas liikmest saab omanik. Omanik teeb ja hoolitseb ja kannab ja mõtleb kaasa, võtab initsiatiivi. Et tegelikult see on see mõttekoht ja siin tuleb mängu see kultuur, mille sa lood kogudusena ja see algab ühest inimesest, ühest perekonnast, ühest tuumikust ja sealt läheb laiemaks. Teoorias on seda lihtne rääkida, aga lõpuks tõesti võib olla ikkagi nii, et 20% teevadki 80% töö, et see ei ole kunagi nagu selline lõpuni ära lahendatud pinge, ma arvan. Ja teistpidi on see, et mõnikord me koguduse süsteemid tegelikult ei toeta ka, et me aitaksime nendel 80 leida oma kohta isegi. Et me ei suudagi hallata rohkemat kui 20% ja need oleme meie ja me lähimad sõbrad ja siis need 80 tegelikult, kes otsivad kohta, kes tahaksid panustada, et siis nad ei tea lihtsalt, mida teha. Aga me oleme, või mis ma igatsen tegelikult, et vaat see
80% tööd tegelikult me ei tohi mõelda koguduse tööst ainult sellest, mis toimub koguduse ürituste raames ja pühapäeval või kirikus. Et tegelikult me kõik, iga inimene, ka kõige väiksem 3-aastane poeg saab teha oma tööd oma lasteaias ja tegelikult see on see, kus tegelikult kogudus peaks kõige rohkem vilja kandma. Seal, kus see 80% tööst peaks toimuma absoluutselt väljaspool koguduse üritusi, ma arvan. Et ma arvan, meil on pigem teistpidi see rõhuasetus mõnikord valesti kogudustes, et me arvame, et 80% tööst, mis kogudus teeb, toimub nagu üritustel ja teenistustel ja kodugrupis. Ja 20 võib-olla siis kuskil mujal. Ma arvan, see peaks juba tagurpidi olema pööratud, et me tegelikult saame aru, et meie peamine tööväli on väljaspool koguduse seinas. Joosep, mida siis sina arvad, et kuidas seda numbrit saaks suurendada või kuidas saada rohkem töötegijaid, kui Peep ütleb, et vahel ikka tunned, et on liiga vähe? Ma just nõustun väga sellega, mida Peep ütles, et see meile näiv passiivne hulk on tegelikult see koguduse suur potentsiaal väljapool ja tavaliselt seal ongi nende hulgas ühiskondlikult väga aktiivseid inimesi ja nende varustamine või nagu vaimuliku kompetentsuse tõstmine, et nad suudaksid seal toimetada ja seda ütelda, mida me kantsest ütleme ja tegudega teostada. See on nüüd üks koguduse suur funktsioone ja suur potentsiaal. Nüüd, mis puudutab nagu seda 20% või 30%, et ideaalis ma näen nii, et iga koguduse liige võiks olla mingisuguse koguduse tööaruga kuidagi seotud, kas tihedamalt või tugevamalt või võib-olla, no ma toon ühe praktilise näite, mis te arvate, mis on parem, kas üks palgaline organist või 5 klaverimängijat, kes sul graafiku alusel mängivad, mis pastorile on juhatuslikult on keerulisem, sest seal tuleb vahetusi teha nendel oma vahel ja vahel see graafiku loomine on keerulisem, aga potentsiaal 5 on palju parem. Ja mitmekesisem stiililt ja muusikavalikult ja veel on üks hingehoidlik aspekt, ütleme, mida peame arvestama, et looduses on ka selline küllasuse printsiip, et see reservi olemasolu, kui et keegi hakkab väsima, siis teine võtab selle koha. See on juba niisugune suurema koguduse eelis, et eriti noored väiksed, siin on neid, nendel on see probleem, et kõik, kes on maksimumi peal ja siis tulevad need läbipõlemised ja kõik muu selline. Aitäh! Mulle väga meeldib see, et te toote ikkagi välja, et asi nii hull ei ole ja nii palju muretsema ei peaks, et koguduses on tegelikult palju inimesi, kes on veel aktiivsed, lisaks nendele võib-olla keda näha on ja keda peetakse selleks 20%, aga ma arvan, et kõik teate, et on mingi hulk inimesi, kes on küll teie liikme nimekirjas, aga lihtsalt ei jõua pühapäeviti kirikusse, et vahest tulevad, vahest ei tule, et nagu täitsa oleneb ja võib-olla mõni pole juba päris kaua aega jõudnud. Mida selliste inimestega teha? Et Joosep, võib-olla sina tahadki esimesena öelda, et sul on kõige pikem pastoritöö kogemus, et mida teha selliste inimestega? Kas üldse peaks üritama siis neid ka saada pühapäeval teenistusele? See on keerulisem suur probleem, et mida suurem on kogudus, seda suurem on ka see serb. Kas see on 10-20%? No ütleme, suurtes rahvakirikutes, millega me ka kokku puutume, on ju niimoodi, et liikmeskond on seal mitmesse tuhandesse küündiv, aga koguduses pühapäeval, isegi pühatajal on 20 inimest koos. Et selle kohta öeldakse, on see allveelaeva printsiip, et laev nagu on, aga näha on ainult periskoop. Et no meie kogudustega nii hull ei ole, meil on ikka seal näha rohkem. Aga kui vaadata üldstatistikat, siis meil on 6400 ümmarguselt liiget, aga kohalkäijaid on 3500. No, see on selline proportsioon, et peaaegu poolele liidu statistika. Nüüd kogudus, ma vaatan, omal ikkagi tuleb see serv ja päris suur ja seal on väga palju põhjuseid. Et kui ma tahaksin kohe praktiliselt vastata, et kõige kiirem praegu inimese ülesleidme kontakteerumine, et sa helistad või saadad sõnumi, on praegu ikkagi Facebookis, ma olen avastanud. Et sa saad nagu valutult küsida, kuidas sul läheb, ma palvetan su eest, et ütled, et meil on selline huvitav üritus praegu
aga tõsi see on, et see ilmaliku taustaga inimene, kellel ei ole kristlikke traditsioone taga, ega ta ei tea pühadest ega millestki midagi, et tema suur saavutus on see, et kui ta on ristimisest läbi käinud. Ja siis tundub, et kõik on korras ja nüüd see edaspidine ongi see tegelikult pastoraalne ja muu töö, mis on pikk ja tõsine. Peep, et ma tean, et teie kogudus on pisut võib-olla missionaalsema lähenemisega ja võib-olla teie sellises mõtlemises ei olegi pühapäevane teenistus nii olulisel kohal, aga kui oluliseks sina pead seda, et koguduse liikmed ikkagi ka pühapäeval jõuaksid kirikusse? No ma ütlen, kui nad jõuavad pühapäeval kirikusse, ainult on midagi nagu valesti, sest et kirik ei olegi nagu hoone ega kellaaeg, vaid see ongi inimesed, kes järgivad Jeesust seal, kus nad elavad. Ja kui inimene ainult kord nädalas astub sellesse rolli, siis on niikuinii mingi, ei ole küsimus koguduslikus korras, vaid tema enda isiklikus usus. Mina küsiks nii, et see inimene peab olemagi kirikus elama kogudusena iga päev seal, kus ta on. Tore, kui ta jõuab ka pühapäeval kogunemisele. See ei ole kõige olulisem, ma arvan tõesti, et kui ta selle aja veedab kellegiga kuskil tehes jüngreid, aitates kellegil kasvada Jeesuse sarnasemaks, las ta teeb seda parem pühapäevase kogunemise ajal. Aga just see paradigma minu meelest, et me ei saagi kirikus käia, sest me oleme kirik, on minu jaoks oluline. Ja seda ma tahaks, et me kõik koos välja elame. Ja vaat seda sa ei saa teha siis ainult kord nädalas. Või kui sa teed, siis on, nagu, oled sa natuke variser. Et siis on selline sügavam küsimus. Aga muidugi, kui vaadata nüüd konkreetselt see küsimuse sisu on jah, et kas pühapäevased jumalateenistused, et kas nendel käia, ma arvan, muidugi peaks käima, aga ja see on hea ja tõstab üles ja praktilised põhjused, miks siin tihti ei käia, on kellaaeg, ajaliselt sobimatu lihtsalt päeva osa või siis väiksed lapsed, ma vaatan. Ma arvan, me saame kogudusena teha ka rohkem, et teha see pühapäevane teenistus nagu kätte saadavaks ka olenevalt inimese etapis, kus ta on, võib-olla neti kaudu, et tegelikult see, et inimene tingimata mingisse ruumi tuleb mingi kellaaeg, see ei ole ju ka peamine, et kui me suudame selle kogukonna viia sinna, kus tema on, et see on ka hea, aga muidugi siis sa tekitadki sellist tarbimiskultuuri väga palju ka, et. Jakob, millal oli viimati pühapäeva, millal sa ei olnud kas oma koguduse teenistusel või mõned teisel teenistusel? Ei meenu. Aga miks siis sina ikka käid pühapäeval koguduses? Et Peep ütleb, et tegelikult kõige olulisem on ikka olla missioonil, aga sa tunned, et sina saad seda kõige paremini täita just pühapäeval, just olles 3D koguduses? Ma arvan lihtsalt, kui ma vaatan tagasi piiblisse, Apostelteod 2:41 ja sealt edasi, kus nagu kogudus tuli kokku iga päev pühakojas ja kodudes. Et kui ma vaatan nagu sellele igatsusele, mis nende inimeste südames oli nagu selle osaduse järgi, selle missiooni välja elamise järgi, siis kui nemad said iga päev kokku, siis see kord nädalas nagu ei tundu ületamatu või nagu liiga raske. Aga samas ma teadvustan seda, et Jeesus oli 40 päeva kõrbes ja vähemalt 5-6 pühapäeva ta oli kuskil kaugel eemal. Et sellega nagu, ei saa nagu minna loomulikult äärmustesse, aga siiski ma arvan, et see on väärtus. Väga hea, ma tahaks ka sinuga jätkata, et ma tean, et ma olen ka osa 3D kogudusest ja me oleme päris palju rääkinud meeste teenimisest ja ma loekski ette selle järgmise küsimuse ja siis võib-olla laseks teil natuke arutleda, et see on natuke pikem, et küsimus on siis järgmine, et kuidas kaasata koguduse tegevuse täiskasvanud mehi, kui nende anniks, kutseks ja sooviks tegutseda ei ole jutlustamine, laulmine, pühapäevakool, noortetöö või muud klassikalised sellised kirikuvaldkonnad. Kui nende tugevuseks ja kogemuseks on näiteks juhtimine, aga kirikus ei ole kunagi sellise mastaabiga juhtimist, kõik kiriku juhtivad kohad on juba võetud. No siin on ka nagu juba kindlasti küsimus on hea motiiviga küsitud, aga võib-olla siin on mingid teatud eeldused, et esiteks ma arvan nähaksegi kogudust nagu, et kogudus, kõik võimalused saab ainult nagu nii-öelda kogudus välja tuua või kogudusjuhid. Et kui ma oleks nagu täiskasvanud mees ja koguduses ei oleks võib-olla mingit vaba positsiooni, siis ma otsiks inimesi, kes on valmis nagu nooremaid mehi, kes tahaksid saada jüngerdatud, üritaks sinna panustada ja nagu mõtleks selles suunas, aga võib-olla ka see küsimus, mulle tundub natukene on kehv, sellepärast, et inimene nagu eeldab, et mingid asjad nagu ei kõlba.
et noh, näiteks võtame noortetöö, lastetöö, ma arvan, et täna nagu seal on vaja mehi rohkem kui kunagi varem nagu meie kogudustes ja võib-olla me oleme nagu endale mõelnud, et noh, see mulle ei sobi, ma otsin mingit hästi kõrget positsiooni, kus mul on vähemalt 20 inimest, nagu siis ma alles hakkan mõtlema, ma olen nii kõrge juht nagu, et Jeesus andis meile selle eeskuju, et me oleksime alandlikud, me oleksime teenijad ja ma arvan, et selles meelsuses nagu me peaksime olemagi ustavad sellega, mis meie käes juba on või kätte on usaldatud, et Aga Peep, kui näiteks koguduses oleks selline olukord, et sul on vaja väga-väga ühte noortetöö juhti ja sa mõtled, et sinna sobiks üks näiteks selline meesterahvas, oleks väga hea juht sellele ja sul ongi üks meesterahvas koguduses täpselt, kellel ei ole mingit tööd, aga tema näiteks, ta on kunstnik, et talle meeldib sellised asju teha. Kas sa pigem üritaksid talle pakkuda seda noortetöö positsiooni ja proovida ta sinna kuidagi paigutada, sobitada tema teemisiksust ja võib-olla noortetöö lähekski natuke rohkem sellesse suunda või pigem laseksid talle olla kunstnik ja otsiksid edasi, ootaksid nii kaua, kui tekiks mõni inimene noortetöö peale? Ausalt ma ei tea, ma ei oska tõesti mitte midagi öelda selle peale. Kui ikka mitte midagi ei ole, siis tundub, et tõesti kunstnik käib kah, tead sa, et midagi ta saab tehtud vähemalt, on ju, et naiselik värk sealt tuleb võib-olla välja, et hakkavad kõik maalima või no ma ei tea. Jah, mina oma olemuselt olen pigem see, et ma üritan anda, kui ma vaatan, mis ma olen teinud läbi aastat, et ma pigem annan inimestele ikkagi võimaluse, jah, et tihti nad ongi teistsugused, kui ma arvan, nad võiksid olla või tugevused võib-olla ei ole päris need, aga et ma pigem eksin sinnapoole, ma annan inimestele liiga palju võimaluse ja siis jätan nad mõnikord ka üksi muidugi selles jamas, aga et see on minu nõrkus ja tugevus võib-olla, et ma usaldan rohkem, kui võib-olla peaks alguses. Aga isegi veel laiemalt, ma mõtlen üks asi, miks mehed kogudusse jõua on see, et me tegelikult oleme sellise riski, me mängime seda elu ikka väga turvaliselt ja me usk on ka väga turvaline tegelikult. Et me kunagi, kui sa vaatad oma elu ja kui koguduslikku tegevust ka, me tegelikult pea kunagi ei astu välja turvatsoonist. Ja tegelikult siis lähebki kaduma see seikluslikkus, siis lähebki kaduma see Jumala usaldamine. Ja ma arvan, meest ikkagi kõnetab see, et kui ta ei tea, kas ta saab hakkama, seal on mingi enese ületamine, seal on nagu, et see on mõnikord nagu kaduma läinud koguduses, ma arvan meil. Et ma mõnikord mõtlen, tegelikult meil isegi usus pole Jumalat vaja, ka isiklikus usus ja ka kogudusena. Me tegelikult saame väga hästi hakkama ilma Jumalata, sest me teeme neid asju, mida me ise suudame hallata ja ei astugi sinna kohta, kus Jumal peab sekkuma. Ja võib-olla, ma võin jälle teoritiseerida siin seda ja ma tahaks palju rohkem näha mehi, keskealisi Eesti mehi, nooremaid mehi nagu tulemas kogudustes. Et ega seda on palju keerulisem teha, kui ma vaatan ka oma sõpru, kes praegu on keskealised mehed on ju Eesti. Ega neid ikka väga midagi ei kõneta. Nad ütlevadki mulle otsa, ma olengi pagan, tead see. Tore, et sina teed seda usuasja, aga et mina olen pagan ja ma võin tulla vaatama, mis sa teed ja sulle kaasa nagu elada, aga nagu see nagu ei kõneta teda. Et selles mõttes, et ma tegelikult ei tea, mis mehi tooks, aga ma arvan, see seikluslikkus Jumala rohkem nagu astumine välja turvatsoonist ja selle rõhutamine, et usk on tegelikult see, mitte selline, et sa lihtsalt said ühe pileti taevasse, said ristitud ja nüüd on kõik korras, on ju. Joosep, sinult ma küsiks seda, et kui küsimusest tuleb ka natuke võib-olla välja see aspekt, et meestele meeldivad sellised võib-olla juhtimisülesanded ja midagi sinna poole ja tihti võib-olla meestele meeldib pigem tegutseda üksinda võib-olla kui siis tiimi meeskonnaga, et kuidas oleks võimalik meestest luua meeskond oma kogudusse? Eks kui on ikka juhtivad mehed, siis nad ise loovad kohe selle. Ma vaatasin nagu oma praktikas, mul on nüüd viimased aastad olnud üsna palju mehi tulnud. Möödunud aastal ühtki naist ei ristinud, aga 5 meest ristisime. Ja nende elu, ütleme, on hoopis teissugune kui ütleme see, mida mina ette kujutan. Ütleme juba 2 mees nendest töötavad sellises firmas, kus nad on 2 kuud on Singapuris, ehitavad laevu, siis nüüd nad on järjest 2 kuud Bahama saartel, vahepeal on mingi 3 nädalat kodus, et see on hoopis teine tempo ja maailm, mida me oleme harjunud ette kujutama oma karjääri seisukohalt. Aga see ise organiseerumine ja selle julgustamine, see on tähtis koguduses igal juhul. Näiteks praktilised väljakutsed, me 2 naaberkogudusel väiksemal oli vaja kuuri ehitada, puukuuri tavaliselt.
ja kohe kõik need ehitajamehed ütlesid, mis asi see on, ühe laupäega paneme püsti. Ja pandigi, esimene oli natukene nagu kõnem, aga teine oli juba päris kuur. Ja see niisugune ehitusmeeskond tekkis käigu pealt. Ja mitmesugused muud väljakutsed, et nad kas sportlikud või vanemad mehed ütlesid, et jah, et ei, meist enam korvpallimängijaid ei ole nädalavahetusel, et me hakkame malet mängima. Olete et ühtki naismaailmameistrit males kuulnud? See on juba teine teema ja teine grupp tegeleb selle teemaga. Aga mis ma julgustan, et need annid, meeste annid tuleksid välja, need mehed tuleb eraldi viia. Palvesse, meeste palveööd, igastused, meeste täis, meeste üritused, kus naised võimalikult eemal hoida. Sest väga lihtne põhjas, kui üks ainus naine on hulgas, siis osa mehi jääb täitsa vait, enam üldse ei räägi, ja teised on nagu kuked hakkavad laulma. Kui me siin juba räägime siis juhtimisest ja räägime meestest ja räägime kogudusest, siis Peep, kui sina peaksid oletama, et oma koguduse juhtimise üle andma, siis kuidas sa valmistaksid ette oma koguduse järgmise juhi? Millised oleksid sinu sammud? Ma arvan, see järgmine juht on kindlasti alati oma näoline, et sa ei saa lõpuks, sa ei tohi enda klooni ette valmistada, siis sa oled midagi jamasti teinud. Aga ma arvan, et Jeesus tegi hästi, ta kutsus kaasa kõigepealt jälgima, mis tema teeb, siis ta lasi kaasa aidata, ja lõpuks lihtsalt oli toetavas rollis, andis nagu vastutus üle, aga ei läinud veel ära, et nagu vähemalt sellised etapid, nagu et kutsuda kaasa jälgima, anda võimalus ise kaasatud olla ja lõpuks olla mentorina kaasatud, et sellises etapis ja siis alles 4. etapis minna, et ma arvan, ma kujutan ette midagi sellist. Aga kas sa eelistaksid pigem ise välja valida selle ühe inimese, kellest võiks saada järgmine näiteks teie koguduse pastor või pigem jätta selle vabaks? Ma arvan, eks ikka ma näen ka, et koguduses on tegelikult väga hea, kui on et ei ole üks inimene, kes juhib kogudus, selles mõttes, et kui on selline nagu mitmepalgeline ja jagatud juhtimine, okei, keegi peab mingi hetkel võtma lõpliku vastutuse, aga selles mõttes kas või kui rääkides sellisest 3 perspektiivsest nagu arusaamast koguduses, et karjane, prohvet ja kuningas on ju, et üks inimene ei suuda katta kõike 3 tugevat valdkonda, kõike 3 valdkonda tugevalt, sama tugevalt on ju. Mõni ongi rohkem karjane, mõni ongi rohkem kuningas ehk organiseerija, mõni ongi rohkem prohvet, Jumala sõna, see on see, kus me läheme. Et ma ideaalis näeksin, kogudust juhib selline meeskond, kus on nagu need pastoraalmeeskond, kus on need 3 tugevus kaetud ja siis allutakse üksteisele nendes. Kas ma ise osaleksin selle väljavalimises, kindlasti tahaksid sõna sekka öelda, ma arvan, aga lõpuks peab ikka koguduse asjades jätma Jumalale selle lõpliku sõnaõiguse, aga ma arvan, ta on andnud ka meile siin rolli kaasa rääkida. Ja. Joosep, kuidas sina sellest mõtled? No, mul on kogemus ja varsti hakkan mõne aasta pärast ise tõepoolest üle andma seda ametit ja ma olen nagu püüdnud mõelda võimalikult vabalt, et see ei ole kogudus ei ole minu üritus. See on Jumala üritus ja kogudus, konkreetselt juhatus või luuakse uue pastori otsimiseks veel mingisugune kreemium või komitee või kuidas seda iial nimetatakse, et neid tuleb usaldada, neid inimesi ja neid ääli ja Jumalat, kes neid juhib. Aga kui nõu küsitakse, olen valmis nõu andma, aga ma olen ühte korda elus läbi elanud seda, kus tugev kogudus otsis uut pastorit ja vana pastor muidugi täitis kohuseid. Ja ta algusest peale oli ütlenud kõik teised, aga mitte see üks. See oli oma koguduse keskelt. Ja see kestis just 3 aastat ja väga valuline, kui suur kogudus saab kogu aeg korvi. See hakkab nagu enesetunde peale, et midagi on viltu, et keegi ei taha tulla.
aga see üks on seal olemas ja ükskord siis ma läksin ise kohale, ma olin tolle ajal liidu president ja elasin kaasa seda nõupidamist ja kui me selle nõupidamise lõpetasime, siis ma ütlesin sellele inimesele, selle pastorile, et ma vabastan sind selle asjaga tegelemisest. Las juhatus otsustab. Juhatus otsustas ja sellest järgmisest sai väga võimekas ja meie liidu üks tublimaid ja paremaid pastoreid. Et see meie arvamus kellegi suhtes, ka eelneva pastori arvamus võib olla blokeeriv. Et sellepärast ma ikkagi usaldaksin rohkem paljude vendade õdede selgust. Jakob, kas sina pigem tahaksid oma sõna sekka öelda, nagu Peep mainis, või pigem sa tahaksid, et siis, kui keegi tuleb küsima, siis sa avaldad arvamust? No ma võtaks ikka Jeesuse eeskuju nagu, et läheks sinna, et Jeesus ise valis, aga Mooses valis ja nii edasi, aga selles mõttes ma olen nõus, et tal peab olema kogukondlik tunnustus nagu. Ja ilma selleta, me ei leia Uues Testamendis nagu seda väga võimalust, et keegi juht määrab kellegi, kellel puudub selle kogukonna tunnustus, teda tunnustada ja tunnistada kui juhti. Ja ma arvan selles osas, et ma arvan, see otsus on ühine, aga ma arvan, et tark juht nagu suunab, näitab kogudusele, ma arvan, teed, kes võiks olla järgmine ja ta on ise ka seda välja elanud. Et ma arvan, tark juht on ise jüngerdanud kedagi sellise punkti, kus on seda järgmisele juhile nagu võimalik vaadata. Ma arvan, me kõik nõustume, et koguduse juht mõjutab ka väga paljuski seda koguduse nägu ja seda, milline see kogudus on. Ja meile tuli üks küsimus, mis puudutab kogudust ja kultuurilist relevantsust. Ja küsimus on see, et kui palju peaks kirik olema kultuuriliselt relevantne, aga mina küsiks hoopis natuke teisnurkalt, et mille poolest on teie kogudused kultuuriliselt relevantsed, et Jakob, mille poolest on 3D kogudus kultuuriliselt relevantne? Ma arvan, et ega me väga ei olegi tegelikult. Et me vahest arvame, et me oleme rohkem, aga võib-olla me olemegi kultuurilises mõttes üritanud kasutada meetodeid või tehnoloogiat või mingisuguseid selliseid asju, mis on nagu vahendid, mis on lihtsalt ajaga kaasas käinud, aga ma arvan kultuuriliselt relevantne, et see on nagu väga lai mõiste, et mida täpselt selle all nagu mõelda. Aga ma arvan, et võib-olla see on üks asi, mida me oleme üritanud teha, aga ma ei oska siin nagu võib-olla väga täpselt selle küsimusele vastata, et sa võid ise ka. Mille poolest ma varem küsin, Peep, ristekogudus, sina arvad, et on tänapäeva inimestele relevantne või võiks kõnetada inimest tänast? No relevantsus tähendab aja ja asjakohasust, on ju. Et ta kõnetab mind selles hetkes, kui ma olen. Ma arvan, kogudus ei tohi kunagi ainult kõnetada inimeste tunnetatud vajadusi, sest siis sa jätad väga suure osa, siis sa adresseerid ainult pinnapealseid asju, sest inimesed tegelikult tunnetavad teatud asju, nad otsivad teatud jumalat, teatud jumalapilti, teatud abi ja see ei ole see, mida kogudus peab lõpuks kuulutama ainult. Nii et ainult tunnetatud relevantsetest vajadustest lähtuda ei saa. Samas, mis me üritame ikka teha, mõnikord tuleb see halvemini välja, mõnikord paremini, aga see, mis me räägime, kui me koguneme kogudusena, kas siis on jumalateenistused, kas on siis, kui me elame oma elu üksinda, et see, mis me teeme, oleks arusaadav ja see kõnetaks inimest seal, kus ta on. Et kui jumalateenistus on, siis sa pead kõnelema jumalateenistusel seda inimest, kõnetama seda, kes on seal esimest korda ja seda, kes on käinud aastaid ja aastakümneid. Seda ei ole kunagi lihtne teha, aga kui sa jätad selle inimese tähelepanuta, kes on seal esimest korda, siis neid ei tulegi sinna esimest korda enam. Ma arvan, et see üks asi, et me vähemalt jutluste seeriaid planeerides ja seal me mõtleme alati ka läbi, mis on kultuurilised need küsimused, mida küsitakse. Praegu me räägime apostelikust usutunnistusest, praktiliselt pool aastat on ju, aga et seal taga on iga kord, kui me võtame mingi jupi usutunnistusest, et siis tegelikult, et rääkides järgmine pühapäev Jeesusest kui kohtunikust, siis tegelikult kultuuris on kõige levinum arusaam Eestis karmast, on ju, et see, mis ma teen, saab juba see elu tasutud mulle, kas hea või halvaga. Okei, et me teame, et see on see kultuuriline arusaam, me peame seda adresseerima, see pühapäev. Aga see ei tähenda, et me ei räägiks Jeesusest kui kohtunikust. Nii et selles mõttes pidada meeles nagu seda
nagu Jakob ütles, see on keel, mida me saame kasutada, kultuur on keel, aga see ei tohi jääda sellele tasandile, et siis me jätame väga suure hulga väga olulisi asju rääkimata. Joosep, kui sa mõtled, et näiteks 3D kogudus teeb oma teenistusi klubis ja teeb neid teatris, on ju, võib-olla läheb inimestele selle poole pealt lähedale või läheneb läbi videota, mis on tänapäeva meetod, võib-olla Peep ütleb, et ta püüab jutluse seeriaid niimoodi planeerida, et need oleksid inimestele kõnekad, et mida teie teete Pärnu Immanuelis selleks, et olla kultuuriliselt relevantsed? Me ei tee mitte midagi. Ei, me ikka teeme. Peame jumalateenistusi, elame oma elu ja mis kirjutad inimestele? No see on üks väike asi, aga ma tooksin niisuguse, siin on mitu asja, no kui vaadata seda mõistet üldse kultuuriline relevantsus või see on nüüd tõeliselt niisugune suur elevant ja kui küsitakse, et kas elevanti saab ühe suudega ära süüa, no ei saa. Aga kui väikesteks tükkideks teha, siis saab ära süüa. Ja võt siin ongi, Jakob pureb siin ju oma tüki, oma subkultuuri kallal, Peep siin oma, meie oleme nagu keskelt läbi selline tugev keskealiste kogudusse, meie kõige tugevam grupp, tugevad tööinimesed, noh, ma ei saaks ütelda, et me oleme nüüd kogu Eesti kultuurimaastiku jaoks mingi relevantne nähtus. Aga nüüd on veel üks nähtus selle asja loo juures, et tuletan meelde ühe niisuguse mälupildi, umbes sama aeg oli, sõitsime vend Ermo Jürmaga Hallest Leipzigi ja meil oli kaaslane üks õigeusu kiriku abt. Ta õppis tol ajal Halle ülikoolis ja selline palav kevad-suvine ilm, meie olime niimoodi võimalikult vabalt ennast riide pannud, aga tema oli mustas kuues. No umbes nagu Peep. Ja siis me küsisime niimoodi naiivselt, et kas te peate nüüd ikka niisuguse palava ilmaga alati niisugust kuuba kandma. Ja siis ta ütles, vene keeles kõlab see hästi, et svojeobraznost jest tšeleobraznost, et omapära on eesmärgipärasus. Ja võt see omapära, mis kogudusel võib olla, need võivad olla ka lihtsalt näiteks väga vanad laulud, mis ikka tõmbavad inimesi kokku. Või näiteks meie omapära on see, et meil on Marek Talts on muusikajuht ja meie asi käib džässmuusika, nagu kõik vanad laulud, kui tema kitarriga saadab, me laulame a cappella kitarrile saates terve kogudusega, aga sellel on parim, Eesti üks parima džässmuusika nagu foone. Et noh, võib-olla selle koha peal me oleme tõesti mingile grupile relevantsed, mis sobib noorele, vanale, keskealisele, jah. Aga on kindlasti valdkondasi, kus me oleme väga omapärased. Ikka laulame Pruuni lauliku laule näiteks. Igal kogudusel on ka oma õpetus ja oma teoloogia ja nüüd me tahaksime liikuda selle teise ploki juurde, mis puudutab neid õpetuslikke küsimusi. Ja esimene esitatud küsimus kõlab selliselt, et kuidas ära tunda piibellikku tõde, kui on nii palju õpetusi? No see on umbes nii nagu selle valeraha teemaga, et kõige need inimesed, kes uurivad siis nagu või vaatavad, milline raha on vale raha, nad selle jaoks nad ei hari ennast sellega, et nad üritavad võimalikult palju vale raha vaadata, vaid nad lihtsalt vaatavad ja keskenduvad kogu aeg nagu tõelisele rahale ja sellel hetkel, kui nad on nii palju õppinud ja vaadanud tõelist raha, siis kui tuleb mõni raha, mis ei ole tõeline, siis nad tunnevad selle ära, sest nad on nagu nii kodus sellega. Ja ma arvan, piibelliku tõega on täpselt samamoodi, et parim viis nagu tunda ära on õppida ise tõde. Nii et sa saad aru kõik, mis ei ole tõde, noh, see paistab sulle silma. Et midagi suurt rohkem ma võib-olla ei oskagi öelda. Joosep, sina oled olnud kaua ka piiblit õppinud ja tundnud ja et kui palju on tulnud sul kokku puutuda nii-öelda selliste valeõpetustega või mingid selliste asjadega oma kogudus, et näed, et keegi võib-olla hakkab liikuma mingis suunda, mis ei tundu piibellik? No kõigepealt ma ütleksin ühe niisuguse baptistliku printsiibi, et meil ei ole nii, et kogudustes, et kui kellelgi on erivaade mingi piibli kirja koha suhtes,
et me mõistame kohe hukka ja viskame välja ja niimoodi. Aga see on ka tingimusega, et nii kaua, kui ta seda oma erivaadet ei taha muuta üldiseks, et hakkab seda segama üldist koguduse elu. Et tal võib see vaade olla, kas seal, ma ei hakka siin näiteid isegi tooma, neid on nii palju nüüd. Ega tuleb ikkagi ette aeg-ajalt, kus me kellegile oma kantsli sulgeme. Või kui keegi eriti kogudustes, kui on väliskülalisi tuleb, me ikkagi uurime tausta. Et missugusest Aafrika suguvõsast keegi tuleb just parajast ja mis tal meeles on, kas ta tahab hakata kohe Kalašnikovi automaadiga teisi ususi maha laskma või mis ta idee on Jumala riigist. See on väga ettevaatlik, peab selle koha peal olema. Aga nüüd ütleme see tõe küsimus laiemalt, et üks asi on ikkagi, et hea ettevalmistus ja selle koha peal ma ütleksin meie seminari piiblikool suurepärane, siis ütleme kindlasti järgmine aasta seminari haridus üldiselt, et igal pastoril see võiks ja peaks olema, see aitab natukene laiemalt üldse aru saada, mis tähendab piibli tõlgendamine, mis piirid seal on, me ei saa ühest peatükist, ühest kirjakohast või mingisugust teemast, et kas me ütleme Jeesus või Jeshua mingit õpetust ja ka eri kogudusi, vaid ikkagi tuleb laiemalt näha ja ka kogu kiriku ajalugu seda, mis on ikkagi peetud ühtseks. Mul on väga hea meel, et usutunnistust käsitlete, eks ole. Kuigi see on, ma ei käsitle, aga mul on ta lauluraamatu tagas ja see ühendab meid kõigi kristlastega. Et annab mingid üldprintsiibid. Ja muidugi, kui ikka jääd hätta, siis küsid teiste vendade käest ja targemate käest, et mitte oma pead väga tormata. Aitäh, ma olen need vastused on väga head olnud. Et võib-olla võtaks, Jakob tahab veel kommenteerida. Lihtsalt veel mainiks juurde on see, et aeg-ajalt me võime mõelda seda, et valeõpetus on mingi õpetus, mis esindab natukene teistmoodi mingeid metoodikaid, kuidas meie piiblile läheneme. Ma arvan, selles osas on nagu ka nagu lihtsalt oluline nagu hoida meeles, et erinevad meetodid ei tähenda seda, et midagi on vale nagu, vaid küsimus on nagu selles tões, et see oli lihtsalt võib-olla mingi asi, mis ma tahtsin juurde lihtsalt. Kui liigukski siit ühe õpetusliku küsimuse juurde ja Peep, sina võiksid neile näiteks esimesena vastata, et millal oleks õige aeg inimest ristida? No kui sa sisse trükid selle küsimuse Google'isse, siis ma olen kindel, et 10 esimest vastust vastavad sellele 5 erineval viisil. On ju? Et, huvitav on see, et kui ruttu ma ikka kiriku ajaloos, ma mõtlen, härra õppejõud on siin samas, istub meil, ma pean talle varsti eksamit andma minema, palvetage minu eest. Aga kiriku ajaloos, kui ruttu liikus see, et usutunnistus ja ristimine ja päästmine olid nagu üks sündmus ja siis 100 aasta jooksul kirik praktiseeris juba teistsugust praktikat. Et väga ruttu toimus see ühes kultuuriruumis teise üleminnes nagu. Ma arvan, me tihti ootame liiga kaua ristimisega. Ja teistpidi ma olen näinud, et mõnikord inimesed võtavad vastu oma ellu Jeesuse ja tahavad saada ristitud ja see on väga tore kuulutada, et Jeesus on nüüd mu elus, aga neil puudub maailmavaateline muutus elus. Ja võt see on see jama, mis ma ikka jälle näen, et inimene võib vastu võtta Jeesus, aga kui tema maailmapilt ja maailmavaade taga ei muutu, siis Jeesusel pole kohta, kus püsida. Ja järgmine hetk tuleb keegi teine, kes räägib uuest päästjast, uuest meetodist, uuest dieedist, uuest asjast, mida sa võid teha, mis iganes. Ja see asendab, kuna see pakub rohkem õnne näiteks antud hetkel kui Jeesus, siis Jeesus jääb endiselt kuskil sinna foonile, aga kuna maailmavaade pole muutunud, siis ei ole sellel olnud nagu kohta, kus kinnistuda. Ja teistpidi ma näen tegelikult vajadust, et me ei tohi ainult evangeliseerida, rääkides ainult, kes on Jeesus, vaid tegelikult sellega peab kaasnema nagu selline suurem muutus, et terve minu maailmapildi muutus, kes on Jumal, kus on Jumal, kuidas see kõik nagu kokku sobib, miks mul üldse päästjat vaja läheb, millest ta mind päästab, mis see minu jaoks tähendab. Ja kas see nüüd see maailmapildi muutus peab toimuma ennem ristimist või peale ristimist, on ju? Ma arvan, see peab toimuma, aga ma arvan, siin on peaasi, see toimub. Ühesõnaga, ja tänases päevas ma vaatan, ristimine on väga oluline inimeste jaoks, see on
vanasti oli, kui mina üles kasvasin, rõhutati väga palju sellist üleloomulikku päästmiskogemust. Täna paljudel sellist ei ole, aga nende jaoks, ma vaatan, nende lugudes võtab selle tähenduse üle nagu nende ristimise kogemus. Ja see on nende jaoks nagu see koht, kus nad panid toki maha, ütlesid, siin on see, kus ma tegin otsuse Jeesuse kasuks ja siis ma näen, et tõesti nende elu ja maailmavaade hakkab muutuma sealt edasi. Nii et väga raske on öelda, kuna peaks ristima, aga ma arvan, et sellega koos peab käima maailmapildi muutus, mitte ainult lihtsalt, et ma ütlen jah Jeesusele. Jakob, tahab öelda? Kindlasti tahaks lisada siia. Aga et mina isiklikult esindan, see on võib-olla üks küsimus, mille eest ma olen nagu valmis võitlema, et enamik küsimust eest mitte, aga siin ma olen nagu, et ma usun seda, et ristimine on nagu, me oleme kogudustes selle väga lahku tõmmanud sellest päästmiskogemusest ja kiriku lugu selles mõttes, ma arvan, ei mängi rolli, et me oleme ikkagi kogudused, kes järgivad piibli õpetust ja ma arvan, me peaksimegi minema tagasi piiblisse, mitte nii väga kuskil 1. sajandisse või 16. sajandisse, kuigi ka sealt on õppida. Ja ma usun, et selle valgel ristimine, piiblis me näeme, et see on lahutamatu osa inimese päästmiskogemusest, see on koheselt järgnev sündmus. Raske on isegi sinna tõmmata ühe päevast, nagu, et üks päev oleks isegi vahel, kui me vaatame piiblisse Apostlite teise peatüki juures, kus 3000 inimest sai päästetud, siis samal päeval nad said ristitud ja me lähme edasi, siis võib-olla mõni toob selle argumendi, et okei, et aga nad olid juudi kultuuriruumis, neil oli juba monoteistlik pilt nagu Jumalast, neil oli lihtsalt päästi küsimus, siis tegelikult Apostlite 10, kui Peetrus ristib Korneliuse, siis ta kõigepealt jagab evangeeliumi, Kornelius võtab selle vastu ja siis ta ristitakse. Ja pärast seda ütleb seda, et ja siis nad palusid nagu Peetrusel jääda veel mõneks päevaks sinna õpetada. Ja Peetrus selgitas edasi. Kui vaatame suurt missioni käsku, siis Jeesus ütleb, et minge, tehke jüngriteks kõik rahvad ristis, nüüd isa, poja, pühavaimu nimesse. Ja siis ta lisab ja õpetades neid pidama kõik, mida mina olen teil käskinud, et ristimine tuleb enne õpetust. Ja selles mõttes siin ma näen, et loomulikult on oluline, et oleks uuesti sünni kogemus inimesel, aga see on nagu, kuidas öelda, et see vahest me paneme sellele mingisugust lisaklaused, mida tegelikult ei ole. Apostlite 8, 36-38, kus Etioopia Enuh saab ristitud. Tema tegelikult ei teadnud Jeesus mitte midagi. Ta luges Jesaja, nagu prohvet Jesaja raamatut, aga ta ei teadnud Jeesusest kui Messiast. Filippus kuulutas talle, ta küsis, et näe, siin on vesi, mis takistab, et mind ei võiks saada ristitud, nagu ma ei võiks saada ristitud. Ja Filippus ütleb talle, et kui sa usud kogu südamest, siis on see võimalik, Etioopia Enuh ütleb, ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ja selle sama ühe usutunnistuse alusel, mitte sellest, kas ta teab, mida kõik ülejäänud prohvetid räägivad, kas teab midagi muud. Need ei pandud klausleid juurde nagu. Ja see ongi, see on asi, mille eest mina olen valmis seisma nagu. Et usk Jeesusesse, kui inimene tunnistab, et Jeesus Kristus on muutnud teema inimese elu, siis ristimine peaks olema võimalikult lähedane ja kohene nagu järgnev samm, lahutamatu samm. Anname Joosepile ka võimaluse seda teemat kommenteerida. No nüüd mul jääb mida muud üle, millest siis mina olen valmis seisma. Ma arvan, et see, mida Jakob rääkis, siin ei ole mingit piibellikku näidete põhjal mingit vaidlemispõhjust, aga vaat sealt tulebki see aga tuleb kohe juurde ja ütleme praktiliselt, kuidas inimene päästmise jõuab. Et kas see on nüüd üks jutlus, üks koosolek või on ta meil põhiline koht, kus tuleb inimesi iga aasta ristimisele, ei ole mitte need jutlusteenistused, vaid ikkagi alfakursus, kus ta omandab teatud alused, siis pärast nagu alfakursus lõpeb, me laseme otsad lahti, me väga kõige rohkem inimesi tuleb ka eespalvele sellel väljasõidupäeval, pühavaimu tööpäeval, kus on reaalselt see teema ülel, et sinu suhe Jumalaga. Ja pärast seda siis on ristimiskool, ütleme 5 pühapäeva ja siis ristime, millal vaja on. See eelperiood, ta on nagu õigustatud ja mul on alati teeme erandid. On juhtunud ka, et seal samas ristimisvee juures, jõe ääres keegi ütleb, et mina tahan ka saada ristitud ja oleme ristinud. Ja väga tublid usklikud on tulnud, aga on ka palju näiteid,
kus ka parima ettevalmistuse juures ikkagi on see efekt tekib, mida Peep tähelepanu juhtis. Et inimene saab nagu omale nagu mingisuguse mitte õige kindluse oma vaimuliku arengu suhtes ja ütleme, selles mõttes ma nagu ei eitaks 3D koguduse praktikat, see on suure riski peale välja minek, Jumal õnnistagu hoidku teid, suured panused on, aga ma samal ajal, jah, siin ma seisan ja jään ikka selle rahulikuma sammu juurde. Ma isiklikult arvan seda, et kui võrrelda statistilises mõttes, siis ma ei usu väga suurt erinevust, et ka nagu kui me teeme oma ristimiskoolid ja teeme endasugused igasugused õpetused asjad sinna juurde, mis võivad olla väga head, ma ei usu, et on mõni kogudus, kes suudab öelda, et me pakkusime nagu 3 aastast mingisugust kooli ja kõik, kes need läbisid, need inimesed ongi jäänud usku püsima. Ma arvan, see on samamoodi inimesed, kes langevad ära nagu. Et Jeesuse üks jünger, kes käis ka 3 aastatega koos, nagu ikkagi lõpuks loobus. Et ma usun, et see nagu selles mõttes oht, ja miks ma ütlen, see on oht, kui me paneme sinna mingisuguse õpetuse juurde, siis me ütleme lõpuks, et see on tegude põhine. Sa pead midagi tegema selleks veel, lisaks usule nagu. Et sa suudaksid tõestada seda, et sa oled piisavalt nagu küpsed tulema meie keskele, piisavalt küpsed olema nagu meist osa, võtma selle koguduse kuuluvisikus tunde, aga jah, ma arvan, et see on selline teema. Aga lähme järgmise teema juurde ja näiteks, ma ei tea, Joosepile võib anda võimaluse vastata, et kas ja millest peaks maksma kümnist tänane koguduse inimene? No, meile oleme oma liidu kogudustes, ütleme, sellises olukorras praktiliselt, kus üks osa, eriti noorem osa, koguduse liikmeid enamasti maksab kümnist. Ja seda ka tänu sellele, et uuemad Ameerika jutlustajad on seda õpetust teravamalt toonud. Siia nelipüülaste mõjul kindlasti, need mõjud ulatuvad nii, ja piibel ise on üks väga suur mõjutegur, kus otseselt räägitakse kümnisest. Vanem koguduse osa ei maksa ja mõni põhimõtteliselt ei maksa. Ja põhjus on see, et nad ütlevad, et Jeesuses Kristuses see Vana Testamendi seadus enam ei toimi, ei maksa, ei ole meile kehtiv, vaid kogu meie elu kuulub Jumalale. Nüüd võib arutada selle üle, et kas ta siis kuulub või ei kuulu. Et võib-olla see on ka niisugune ettekääne, et mitte maksta. Aga nüüd küsimus oli praktiline, et millest, et kas ainult palgast või kas siis neto või brutopalgast või nii kui arutatakse, et kas see vaene inimene, kellel vaevalt otsaga tuleb kokku, et kas tema ka peaks maksma, see on tavaliselt üks küsimusi. Ja teised ütlevad, ei, et kui ma hakkasin maksma, et siis mul tuli majanduslik õnnistus peale, aga mõnel ei tulnud ka. Et mõni tõepoolest ikkagi on vaesem, et kuidas see asi peaks olema. Eks ma ütleksin, et see on tegelikult inimese ja Jumala vaheline suhe. Jumala sõna räägib kümnisest ja ütleb, et proovige. Ja see, millest ma maksan veel, mis on see minu tulu või et kui keegi teeb mulle hea teo, ütleme, see on minu elus väga suur boonus, see on suur kingitus, aga see ei ole rahaline, millest ma maksan või kellele ma maksan. Siis on veel küsimus, et kas ma pean tingimata kogudusele maksma või Raadio 7-le. Et mina maksan Raadio või Tele 7-le, et oma kümnisi mõni ütleb. Hästi palju küsimusi, aga lõpuks ikkagi on nagu inimese Jumala suhe, kus ma väga ei dikteeriks ja meie koguduses seda pole aga ma vaatan, kuna nüüdsel ajal tehakse palju annetusi ka ülekandega, et enamus nooremaid koguduse liikmeid ja nad võiksid olla meile täna ka eeskujuks, maksavad kümnist.
Peep, mida sina ütled koguduse liikmele, kes ütleb, et tema maksab TV7-le? No, ma ei tea küll, miks. See kõlas halvasti. Ühesõnaga, maksa milline. No selles mõttes, eks see on nagu Joosep ütles küll, jah, et eks see, kui sa tunned, et ma TV7 tegevustega ei ole väga kursis ühesõnaga, et kindlasti võib maksta erinevatesse kohtadesse 10. See, kui Jumal, see ikka selguse saad, Jumal annab meile vabaduse otsustada ka, et kus me süda kaasa liigub. Ma arvan selles mõttes küll. Kas sa tahad brutoõnnistust, netoõnnistust, maksa siis bruto või neto sissetulekult, on ju, ja nii edasi. Aga mis ma arvan, üks printsiip 10. puhul on see, et ta peaks olema ohver. Selles mõttes, et ja see on üks põhimõte, et anna 1%, aga kui sa tunned, et see on nagu palju või kui sa enam ei pane tähele, et see 1% annad, see peaks 2 andma juba. Et ma arvan, ta peaks olema kogu aeg selline, et nagu mis Jeesus tõi välja, kui oli, osad panid palju, lesknaine pani kõik, mis tal oli, oligi see, et sa paned midagi, sa tunned, et sa oled pannud, et sa nagu oled ohvri toonud, et sa tunned nagu, sa oled millegist loobunud, mida sa tähele paned. Mõnikord me anname oma mugavusest ja tegelikult seal, kas me anname 10%, võib-olla sa peaksid siis hoopis rohkem, 25%, siis sa ei pane tähelegi, et sa 10 oled ära andnud. Et ma arvan, et see on üks printsiip, et pigem sa Jumalale annad, tunne, et sa nagu loobud millegist tema jaoks. Tegelikult ei olegi nagu ohver, mis on nagu ühesuunaline, vaid on nagu õnnistus, mis on siis kahesuunaline. Jakob. Ma arvan, et mina isiklikult rakendan 10. printsiipi, usun sellesse. Jeesus ütles mäejutluses, et ta ei olnud tulnud tühistama seadust ja prohveteid, vaid täitma neid. Mattuse 23 Jeesus ütleb, et 10 tuleb maksta, seda tuleb teha, ta räägib variseridega. Ja ma arvan, et kus iganes piiblis Jeesus ütleb, midagi tuleb teha, nagu, olgu see ühe korra, olgu see ükskõik mis kontekstis, me peaksime väga tugevalt nagu seda tõsiselt võtma, ma arvan. Et see on nagu see usk, mis on minul, aga samas ma tean seda, et me peame hoidma meeles, et need samad tüübid, kes maksid 10 ja need samad tüübid olid need, kes lõid Jeesuse risti. Nagu. Et me võime minna sinna see teise äärmusse, kus me mõtleme, et me anname 10% ära, 90% kuulub meile, aga see on probleemne, sellepärast, et tegelikult kõik on Jumala oma ja ma arvan, me peaksimegi kasutama kõike selliselt, et Jumal riik edasi viima. Et ma arvan, et see just, et sinna ei tasuks nagu liiga maanduda sinna nagu 10 ära, 90 mulle, vaid nagu kõik on Jumala ja kasutame seda, kuidas saame. Aga jätkaks selle sama natuke raha teemaga ja küsiks, et kas elatustase võiks tõusta koos palgaga või peaksime me, mida rohkem me lihtsalt saame teenime, seda rohkem me lihtsalt peaksime hakkama välja andma ja elama ikkagi sellel näiteks samast enam-vähem rahast, mis me näiteks ka varem tegime. Joosep näiteks. Väga raske see küsimus, see elatustase, mis see on, need staatussümbolid, mida me tarbime või mis meie jaoks on olulised, mis on juba mõne jaoks luksus. Vaatasin, seal teema oli ju ka autodest lõpuks, et mis marki autoga sõita, et kas teatud margist alates on, nagu peaks ikka sõitma Volkswageniga edasi, et milleks siin niisugused uhkemaid Mitsubisid ja niisugused suure et ise on veel värvi küsimus, et punane ja sinine ja on ju tagasihoidlikumad värvid ja on ju ja kõik niisugused ajakohased teemad, et mul on see raske sellepärast vastata, sest ütleme, minu isa oli pastor ja ta ütles, et kui sa poeg, et kui sa selle ameti võtad, et tead, nälga sa ei jää, rikkaks sa ka ei saa. Aga Jumal õnnistab sulle, annab sulle kõik, mis sul on vaja. Nii on ka olnud. Et ma nagu ei hakkaks teiste rahakotti vaatama ega nende võimaluste peale, et nendel on suured sissetulekud, on suured ettevõtjad, väga rikkad inimesed, kelle võimekus, majanduslik võimekus on suur olnud. Et ma ei arva, et nad peaksid siis tingimata elama nii nagu prügigastimehed või mingi keskmine inimene, vaid see on nende maailm, kus nad liiguvad, kus nad ka tunnistavad oma eluga.
ma ei tea, kuidas neil Panamaga lood on, aga et seda kuuleme varsti. aga lihtsalt, et jälle me ikkagi elame kõik Jumala palge ees ja kui Jumal annab meile midagi märku, siis ta annab märku. Mina olen siiamaani elanud ilma autota ja jalgrattaga sõidan. Soovitan kõigile, muretsege jalgrattad, sõitke, see annab tervise ja palju sõpru, kes ka jalgrattaga sõidavad. Öeldakse seda, et sa võid mõelda ka hetkeks, kes on 5 sõpra, kes sul kõige lähedasemad on, kellega sa kõige rohkem läbi käid. Sinu keskmine sissetulek ja elatustase on umbes nende 5 sõbra keskmine. Nii et sa võid mõelda, kellega sa läbi käid ja sealt tuleb sinu elatustaseme standard üldiselt. Ja see kehtib, ma arvan, nii kirikus kui väljaspool seda. Ja mis ma tahtsin veel öelda, nüüd see läks täitsa meelest ära, aga minu kogemus on küll ka see, et elatustase tundub ikka tõuseb, jah. Et selles mõttes, et Jeesus ütles, et ole ustav väikeses, siis saab sind ka üle suure panna või rohkem üle. Ja tegelikult see on küll, et eks sa muidugi, kui sa alguses abiellud oled noor ja siis sa tegelikult, ma ikkagi ise vaatan ka tagasi, nagu kunagi ei ole nagu liiga palju, aga kui sa vaatad, kus sa praegu oled ja kus sa alustad, siis ikka näed, et tegelikult Jumal on hea olnud ja õnnistanud. Ma olen praegu paremini küll kindlasti kui vanasti. Ja ma mõnikord ei saa aru, kuidas see võimalik on. Aga mingid asjad nagu selguvad perspektiivis ja jube nagu polegi mõtet öelda, et kas see asi juhtub või mitte. Et tegelikult hiljem elu annab arutust, kas kuidas on. Jakob, mida sina arvad, kas elatustase võiks tõusta koos palgaga? Ma arvan, et see võiks olla üks viis, kuidas Jumal saab meid õnnistada, et kui ta tahab meid selle kaudu õnnistada, ta on õnnistanud, et kui me üritame kohe kõigest loobuda, siis võib-olla Jumal ei saa seda ka õnnistust meie eludesse kasutada, kuigi samas ma ikkagi juhiks tähelepanu, et ma arvan, enamikul meist nagu ei ole selles, pigem me kaldume sinna teise äärmusse, kus me hoiame nagu rahast liiga kinni ja tahame sellega tegeleda, et tuletame ikkagi meelde, et Jeesus rääkis rahast ja nagu ressursside kasutamisest rohkem kui millestki muust. Sest see oli inimestel nagu, nende süda oli sellega nii tugevalt seotud, et selle valguses tuleb olla väga ettevaatlik, kui me pidevalt enda standardit nagu tõstame elus ja liigutamise üles, et kas me nagu, kui ühel hetkel see tuleb alla tagasi ja me läheme nagu väga pahaseks või kurjaks nagu saame, siis see näitab, ma arvan, nagu meie südant. Aga nagu Joosep juba sellel teemal natuke vastas, siis küsiti, mis autoga sõidaks Jeesus? Ma arvan, Joosep on selles mõttes väga Jeesuse sarnane, et Jeesusel endal ilmselt ei olekski autot. Ma usun ka, et kui ta Mattuse 21 sisenes Jeruusalemma eesliga, siis ta ka see oli laenatud nagu, et laenaks tuttava käest ilmselt. Aga kui ka võtta sellest eesliloost ja vaadata, et inimesed võib-olla ootsid meest hobuse seljas mõõgaga tulemas, Jeesus tuli eesliga, et ilmselt see nagu ei paistaks silma või see ei kuidagi ei paistaks välja nagu midagi väga erilist. Et ma arvan mõlemas äärmuses nagu, et jah. Peep, mis auto sinu silmis Jeesusel võiks olla? No see on asi, mille nimel ma olen valmis võitlema, Jakob. Tegelikult ma ei tea, mis autoga ta sõidaks, aga ma olen kindel, ma arvan, ta sõidaks autoga tänases maailmas, sest see aitaks jõuda kiiremini, kaugemale, efektiivsemalt. See, et kas ta nüüd eesel või traavihobune, see ei ole autot marki, ma ei tea, aga ma olen kindel, et ta kasutaks selliseid äppe nagu Y-Smile ja kõik need asjad, kus sa jagad seda, mis sul on, selleks, et viia teisi kuhugi kohale. Nii et ma kujutan täiesti ette, et kui keegi tahaks kuhugi sõita, siis sa saaksid Jeesuse autoga sõita Tallinnasse näiteks. Eks hääletada oleks hea, kui Jeesus mööda sõidaks. No, jah. Minu kogemus on koguduslikus töös vastupidi, et kui sa näed, et mõne vennaga on probleem, siis on kõige parem viis on ütled, et vaat sel nädalavahetusel, kas sa aitad mind? Et tule mulle autojuhiks, et no hea meelega. Ja siis mul on aega rääkida. Sest vaata autos vahepeal võid vaikida ka.
muudkui sõidad, võta võimalikult pikem reis ette ja kui tagasi tuled, on vend jälle joone peal. See on väga hea, et see teema on täpselt niimoodi sujuvalt liikunudki meie 3. teemaploki juurde, milleks ongi selline inimeste isiklik ja igapäevaelu. Ja esimene küsimus, ma isegi tahaks selle ette lugeda, sest siin on mitu küsimust tegelikult ühes küsimuses, aga need on kõik omavahel seotud ja võib-olla teist igaüks saab natuke nagu valida, et mis nurga alt sellele küsimusele vastata. Aga küsimus kõlab järgmiselt. Kuidas selgitada abielu vajalikkust esimese põlvkonna kristlastele? Kuidas suhtuda erinevatesse peremudelitesse kirikus ja kuivõrd on kiriku uksed avatud erineva peremudeliga inimestele? Abielu vajalikkus siis selgitamine esimese põlvkonna kristlastele, kellel ei ole kristlikku tausta ja erinevad peremudelid tänases koguduses. Jah, ma arvan, et ega see vajalikkuse selgitamine ei oleks kuidagi teistmoodi kui kellegile teisele. Ma arvan, et see, kui keegi on esimest põlve kristlane, siis ma arvan, see abielu vajalikkus sellest nagu ei sõltu otseselt. Aga ma arvan, et ma arvan, me peaksimegi selgitama seda selliselt, et abielu on ainuke Jumala poolt, abielu mehe ja naise vahel on ainuke Jumala poolt õnnistatud kooselu vorm ja kui me tahame elada Jumala õnnistuse all koos kellegagi, siis selleks ongi see vajalik. Aga ma tean, et meie ühiskond toodab erinevaid nagu peremudeleid ja nii neid, kus on sul mitu kasuisa ja mitu kasuema ja kõik on nagu nii sassis, kui ka neid, kus võib-olla inimesed on siis samasoolistes suhetes, et pigem ma võib-olla küsiks siit edasi, et kui tohib korraks võtta. Et kui Peebule või Joosepile, sest meie koguduses on nagu nooremad paarid ja just oleme siin abielu nagu algushetkedel, aga kui tuleks koguduses 20 aasta pärast, kus on 2 meest on kasvatanud üles 10-12 aastase lapse, mida te ütleksite neile? Mida nad enda perekonnaga tegema peaks? Peep, annu julgelt edasi. Mina ei ütleks midagi, sest 20 aasta pärast ma olen võib-olla juba igavikus. Et see on ikka nooremate meeste teema. Aga see on nüüd õige, et piibel tunneb ainult ühte asja, nagu Jaakobki ütles, see on mees, naine, laps, see on pere, lapsed, see on veel suurem, parem pere ja me nagu selles võtmes nagu rääkida ei saa, et meil oleks nagu tulevikus kogudustes nagu erinevaid peremudeleid. Nüüd teine asi on see reaalsus, mille me kokku puutume, et inimesed see on juba täna, et me teame, et sellist tavapärast abielu koos kihluste ja kõige normaalsete ettevalmistuste ja laulatustega Eesti ühiskonnas kuskil 10% üldse teostub, see oli juba 5 aastat tagasi, olid rahvastikuuurimused näitasid seda. Pärast natuke haavalt parandatakse esimese ja teise lapse sünniga ikkagi ja siis tuleb üks hulk inimesi, kes tulevad pastori juurde, ütlevad, me tahaksime abielluda ja et koos laulatusega. Me oleme 10 aastat koos elanud, meil on 2 last, lapsed on juba nii suured, et mis on siis nagu pastori roll ja kindlasti koguduse ja pastor esindab kogudust, see roll ongi seda korralagedust korrastada jumalikus võtmes nii palju ka annab. Ja tavaliselt laulatuse lõpus sa võtad ikkagi, seda mina teinud, võtad ka need lapsed sinna isa ja ema vahele ja õnnistad tervet peret, sest vähemalt need inimesed on jõudnud mingisuguse positiivse otsuseni oma elus. Ega see ei anna ka veel kõike garantiid, et nüüd läheks kõik lõpuni hästi. Et eks me püüame inimesi valmistada kõik. Üks eriraskus, mis täna on see, et tuleb inimene eespalvele, saab ristitud, aga teine elukaaslane, abielu ei ole, on lihtsalt kooselu. Ütleb, et aga mina ei taha abielluda. Et
sisuliselt on see inimene, kes nüüd kogudusse tuleb ju nagu vabaabielu inimene. Et ta elab, aga sa ei saa ka pastorina ütelda niimoodi, et inimesed on ka võib-olla 7 aastat koos elanud, lapsed on, et nüüd minge laiali. Sellepärast, et sa pead ju ka laste tulevikule mõtlema. Ja see, mis praktika, mis minul on olnud, et ma koguduse ees, kui vastu võtame selle ühepoolse tõotuse, kus see inimene ütleb, see on minu mees. See on minu naine. Ja sest see teine pool, ta võib olla ateist, ta võib olla seda teist. 2 juhust on mul, kus tõesti aasta pärast tuleb ka see teine pool ja ütleb, et ei, et kuule naisel on päris õigus, et nüüd laulatage meid. Ja mul on üks mees tuli ise kogudusse, et õige asi, et naine tabas paremini ära. Aga kõik ei lähe nii hästi. Et nüüd maikuus on meil vendluses pastorite suur osadus ja arutelu, et kuidas siiski see on nüüd selles olukorras toimida, käituda ja võimalikult ühes võtmes. Sest see keskkond on keeruline ja lihtsalt lahendusi ei ole. Aga piibelik standard on selge ja siin me ei peaks nagu kõikuma. Ja see on see eesmärk, mille poole me toimetame ja liigume. Et kui kohe korraga ei saa, siis ikkagi samavalt sööme selle elevandi ära. Peep, tahad sa midagi lisada? No minu igatsus on, et kogudus oleks avatud kohana, kus sa saad tulla sellisena, nagu sa oled. Ükskõik, mis su peremudel on. Et sa oled armastatud, sa oled hoolitsetud, sind võetakse vastu ja see roll jääb pühavaimu kanda, kes annab märku, et su elus on mingid asjad valesti. Sest niipea, kui me hakkame ütlema, et mingist hetkest saadik oled sa teretulnud meie juurde, mingist hetkest ei ole, siis me hakkame selekteerima mingid patte, me hakkame selekteerima mingid raskusastmeid koguduse inimesena ja võtame selle töö nagu jumalalt ära, ma arvan. Et selles minu igatsus on küll, et Risti oleks koht, kus sa tuled sellena, kes sa oled sa lesbipaar oma lastega või homopaar või kesi, täitsa sa tuled ja oled armastus, koged seda ja koged Jumala armastust ka ja koged muutust, mis tuleb Jumalalt. Ja teistpidi ma tean, et mul on aeg-ajalt, meil kõigil on võib-olla mingid sellised õudusunenäod, mis korduvad nagu. Kui ma olin teismeline, siis ma nägin ikka unes, et mul hambad kukuvad ära suust, sest mul on hambad jube viletsad, eriti teismelise eas. Ja nüüd ma vaatan üks asi, mis mul ikka unenäos kordub, on see, et ma teen laulatust, viin laulatust läbi. Ja minu ette jõuab abielupaar ja korraga see samas altari ees ma näen, et 2 meest. Ja see unenägu on kordu mul vähemalt 3-4 korda. Nii et mingid hirmud mul on sees küll ikkagi selles mõttes ka, et see ei tähenda, et me peaksime hakkama kuidagi aksepteerima mingeid erinevaid ja õnnistama erinevaid perevorme, ma arvan, kogudusena, aga et kogudus kui Jumala rahvas, ja see on eeskuju, mis me Jeesuselt nägi, et ta armastas ikkagi tõesti kõiki. Ma tean, et me kõik oleme nõus sellega lõpuks, jah, armastame kõiki, aga mitte seda, mis nad teevad, aga reaalsuses asi lähebki keerulisemaks, kui on inimene, tema lugu, tema nägu seal taga, et mis me siis teeme, nagu Joosep rääkis, et ma arvan, et siin ei tohigi, on rumal panna mingid statementid paika, sest tegelikult elu on palju keerulisem ja mitmetahulisem kui ükski statement, mis sa suudad kirja panna. Enne kui ma esitan järgmise küsimuse, ma ütlen teile, et pärast seda küsimust võib-olla me saame ka publiku seest võtta paar küsimust, et te võite natuke mõelda, kas teil on mõni küsimus, millele tahaksite näiteks, et pastorid vastaksid, et mõtiskle natukene. Aga praegu, kui me räägime inimeste isiklikust igapäevaelust, siis üks teemasid on ka tervis. Ja küsimus on siis järgmine, et kuidas panustada oma füüsisesse nii, et see võiks sul anda lisaeluaastaid, samas, et see poleks liigselt fookuses? Üks asi, mille mina isiklikult ja ma arvan, et peangi tunnistama, et võib-olla natuke pikemalt või natuke laiemalt on see, et ma tegelesin suusatamisega kui võistlusspordiga omaga ligi 9-10 aastat. Ja selle perioodi jooksul oli nagu selles mõttes üks lihtne reegel. Kui sa panustasid sinna, siis sa said paremaks. Ja siis ühel hetkel, kui ma hakkasin olema koguduse pastor, siis ma sain aru, nagu, et
koguduses nagu ei pruugi alati olla see sama reegel kehtimas. Panustad kogudusse, kogudus kasvab või panustad kogudusse, kogudus läheb nii-öelda paremaks, sest see ei ole sinu teha, see on Jumala teha. Ja korraga nagu ma tundsin ühel hetkel minu elus uuesti, tuli nagu see sport kuidagi esile ja tuli niimoodi esile, et ta hakkas saama nagu liiga tähtsaks, sest ma tahtsin kuskil ennast tunda hästi, et ma teen midagi õigesti, et ma kuskil arenen ja kuskil kasvan. Ja siis ma lihtsalt valisin ühe asja, mis mulle andis seda emotsiooni, mida ma kogudusest võib-olla kogu aeg ei saanud. Aga mida ma täna olen teinud enda elus selleks, et see ei oleks läinud nagu liiga oluliseks, on see, et ma olen öelnud, et ma alati iga nädal ma veedan rohkem aega üks ühele Jumalaga, palves lugedes piiblit, kui tehes trenni. See on üks reegel, mida ma teen. Teine asi, mis ma teen, on see, et ma üritan ennast panna nendes spordikeskkondades inimeste hulka, kes ei ole kristlased, kus ma saan tunnistada ja luua neid suhteid, et jagada evangeeliumi. Ja need on võib-olla 2 asja, mida ma üritan teha. Joosep, kuidas sa kuulistad sõidad rattaga? No, vastus on lihtne, jalgratas. Aga mitte ainult jalratas, see võib olla midagi muud ka, näiteks trenažeer ei sobi. Jalratas on parem, ma ei hakka seletama. Aga ujumine liigestele ja üldse kasulik ja 2 kord nädalas, kilomeeter vähemalt oleks hea norm. Võib üle päeva ka, on veel parem. Aga mis ma tahaksin üldiselt ütelda, et tegelge selle teemaga siis, kui on aeg. Tuleb see aeg, kus te liigesed on läbi, kus on teatud vanaduse eripärad, ütleme nagu minu eas, kus sa ei saagi enam sporti teha. Et jalratas on selles mõttes, et ta veel võimaldab, aga kui te tahate vaimselt olla värsked, siis peab tegema, et see füüsiline pool oleks ka tugev. Et mina avastasin selle teema enda jaoks liiga hilja. Et ma ei ole hea eeskuju, aga püüan praegu hoida nii palju, kui annab veel. Peep, kuidas hoida seda tasakaalu? No ma istun siin ühtepidi nagu 2 venna vahel, kel mõlemal on käe peal nagu aktiivsusmonitorid ja pulsikellad ja mul nagu ei ole midagi siin. Ja teistpidi ma saan aru, et ma ise olen paras elevant siin ruumis, nagu, et ma olen nagu selline natuke jumekam täna ja nii edasi, et olgem ausad, ma lähen siit kohe nagu lähen võistlema. Ja see küsimus, kuidas ja kas tervisest hoolt kanda, ma arvan, väga oluline, sest terves kehas on terve vaim, ma usun ka seda. Ma eile tegin kehaanalüüsi ja ma sain teada, et viimase 2 aasta jooksul mu keha läinud 5 aastat nooremaks sisemiselt. See, kuidas ta toimib. Kui ma tahan Jumalat teenida mitte ainult täna ja homme ja järgmine aasta, vaid ka 20 ja 30 aasta pärast, kui ma olen 60, 70, 80 aastat vana, siis ma arvan, me peame täna tegema neid valikuid, mis aitavad meil seda siis teha. Teistpidi näiteks, ma lähen täna võistlustele ja see, et ma täna lähen võistlustele, on minu jaoks on lihtsalt mingi teekonna lõppmärk, see ei ole eesmärk kunagi omaette, nagu maratoni jooksmine. Ma valisin mingi eesmärgi ja ma olen nüüd pool aastat pingutanud selle nimel, et jälgida, mis ma söön natuke rohkem, teha trenni ja see on nagu maratoniks ettevalmistamine olnud, mille käigus ma olen nagu hästi palju enda kohta õppinud, hästi palju õppinud allutama ennast, distsiplineerima, olen õppinud alandlikkust, olen näinud asju, mis minus peavad muutuma. Ja samas ma olen väga jõudnud ka aru saama, et tõesti nii kerge on mingi asi võtab sinu elust nagu peamise rolli. Ja minu palve on ka selle viimase 6 kuu jooksul on see, et Jumal hoia mind alandlikuna, sest et ma ei taha, et keegi teine võtaks sinu kohta minu elus ära. Ja teistpidi ma olen näinud, et see, kus sa oled, need valikud, mis sa teed, Jumal saab neid kasutada, näiteks ma mõtlen, mul on praegu väga head sõbrad tekkinud, need, kes käivad trennis, tavalised Eesti mehed, kes iial ei satu kirikusse, nende perekonnad, nii et Jumal saab sind kasutada seal, kus sa oled, aga tõesti vaata, et mingi asi ei saaks meelevaldusele, aga kuidas seda tagada? Ma arvan, sul on vaja ka kogukonda sinu ümber ja abikaasad, kes sulle tuletab meelde asju, et kuule, et kuidas asjad tegelikult on, et me ise suudame ennast väga ära petta. Ära langeta raskeid otsuseid arvates, sa tead ise enda südant. Sa tavaliselt enda südant lõpuni ei tunne. Sa võid petta ennast. Nii et mul on õnneks head sõbrad ja hea abikaasa ümber, kes toovad mind maa peale, kui ma ise arvan midagi endast, mis ei ole tõsi. Korra ütleks seda, tuletaks veel meelde, rääkides mitte ainult treenist, vaid tervislikkusest, siis mis oli esimene kiusatus, mis inimesel oli? Toidukiusatus.
sisulises mõttes oli võtta, amen, et tegelikult nagu mina selles mõttes paneks südamele ka seda, et kui inimesed lihtsalt ei teegi trenni, okei, aga nagu söömine, selles mõttes ülekaalulisus kui selline, see on valik, see on distsipliini küsimus nagu. Et see ei ole tegelikult isegi seotud lõpuks trenniga, vaid trenn on üks vahend, kuidas me saame treenida iseennast, enda distsiplineeritust nagu. Ja selles mõttes ma julgustaks nagu inimesi hoidma distsipliini, sest see distsipliin, mis on trennis, toitumises, muus, see kandub üles ka muudest eluvaldkondadest tegelikult. Aitäh. Nagu ma enne lubasin, siis on võimalus teilgi ehk paar küsimust siit publiku seest võtta, et kas on, ma juba näen ühte kätt, et kas võin liikuda mikroga sinna? Ma toon mikrofoni sinna lähemale. Tere, mul on hästi hea meel olla täna siin ja härra Joosep Tammo, te olete nii vahva mees. Aga te väidate, et Piibel annab ainult ühese mustri perekonnast. See on mees ja naine. Aga natuke aega tagasi me läheme Vana Testamendi juurde ja me näeme, mida oli palju naisi ühel mehel. Ja kas Jumal õnnistas? Tõenäoliselt õnnistas. Ja täna ma tunnen seda, et kuna me tahame seda vastust ju ruttu anda, sest see tänapäeval ongi õige, aga Piibel ikka räägib meile vähemalt 2 variandist. Ja see, et ma arvan, et poolik tõde on tihti täielik vale. Lihtsalt see, et see oli kunagi nii. See oleks ka selle auditooriumi jaoks väga oluline, sest ma arvan, et teis on tohutu tarkus rääkida lahti see, miks juhtus nii, et tegelikult tänapäeva mees ei suuda mitut naist üldse pidadagi. Üks igavene kisakoor hakkab. Tited jonnivad, naistel on tohutud vajadused ja oleme ausad, see oleks meestele tänapäeval täielik põrgu, ma arvan. Vaadake Aafrika maid, juba mehed ise ütlevad, ma olen küll väga seksikas mees, ma haldaks ära mitu naist, aga see majanduslik jama, mis nende naistega saabub, see on kohutav. Nii et suur aitäh teile, ma ei tea, ma pidasin seda oluliseks. Äkki Joosep tahab kommenteerida siis? Et kui me vaatame, see ei ole see praktika, mis patriarhidel oli, et see ei ole mitte niisugune, kui me vaatame, just siin ongi nüüd see terve piibli teema, et see ei ole mingi niisugune eeskuju. Et kui me räägime Vanatestamenti ajal õnnistusi, siis näiteks need, kes tulevad täna islamiusuliselt meie keskele, siis ka neile on antud Jumala poolt õnnistus. Aga mida see tähendab tõe seisukohalt või üldse, see võib olla ka katsumus. Ega need, kui me vaatame need patriarhid, neil oli kõigil nende naistega probleeme. Ja ega nad nii hästi ei saanudki hakkama, kui me teame. Nii et see ei ole nagu see koht, kuhu nüüd tagasi pöörduda ja ütelda, et jah, et see on ka tore võimalus. Et kui me tuleme Uue Testamendi juurde, siis Jeesus annab väga selge sõnumi. Mees, naine ja Paulus ütleb ja Jeesus ise ka ütleb seal, et on veel üks olukord, kus on nagu hingelik olukord, kus inimene võib ka täitsa üksi jääda, kui tal ei ole abielulist kutsumust. Et tänapäeval me räägime sellest väga vähe, millel on ka niisugune lõpuajastuline sisu. Et olukord igavikus, kus ei olegi enam meest ja naist. Et need kirikud, kes on nagu Muuga ja nunna seisust nagu praktiseerinud, nad on hoidnud selle võitlusliini nagu eespool. See, mis täna on tabanud perekonda, on neil nagu olnud kergem kaitsta, sest esimese rünnaku võtsid vastu kogu aeg ümbrusest need üksikud. Sest see soov nagu seksuaalselt aktiivne olla ja see on, jah, see on väga paljudel. Aga võimalik on tuleviku Euroopa seisukohalt, ma ei oska laiemalt ütelda, et kui issand ennem ei tule, et me näeme veel Euroopas ka mitme naise pidamist ja see võib ka kiriklikus plaanis tulla esile. Aga kas see on Jumala tahtmine? Või on see
mingite õnnetute tagajärgede likvideerimine. See on nagu kaks eri asja. Aitäh. Kas on keegi veel, kes tahaks midagi küsida? Ma ei näe praegu ühte küsimust, aga muidugi on mul endal veel üks selline lõpuküsimus. Ja see on selline, et mis oleks üks hea väljakutse, kuidas saaks oma mugavustsoonist välja ja saaks Jumala sõna levitada. Aga ma mõtlesin, et selle küsimuse võiks esitada niimoodi, et Jakob, milline oleks näiteks Peebule üks hea väljakutse, et ta saaks oma mugavustsoonist välja ja saaks Jumala sõna näiteks levitada? Täna siis, kui sa oled seal laval, ülakeha on paljas, püksid on õnneks jalas, siis minu väljakutse on see, et kuidagi need inimesed, kes on saalis, saavad aru, et sa teenid Kristust. Et kuidagi jõuaks see sõnum nendeni. Aga Peep, ma annan sulle võimaluse esitada Joosepile üks väljakutse. Joosep, kui sina oled suvel Pärnu rannas ja su ülakeha on paljas, püksid on õnneks jalas. Ei, ma ei tea, see ei ole see mugavustsoonist välja. Ma arvan, Joosep, sul on nii palju antud tegelikult, et su sõnal on kaalu erinevates ringkondades. Mitte ainult kirikuringkonnas, vaid ka ühiskonnas laiemalt, mitte ainult Pärnus, vaid ka Eestimaal laiemalt. Võib-olla sa oled juba jõudnud sellisesse staadiumisse, kus sa nüüd pead hakkama seda platvormi kõvasti ja vägevalt kasutama. Et ma ei tea, kas see on su mugavustsooniga, võib-olla sa tahad seda niikuinii teha, et see ongi väga mugav sulle, aga ma arvan, kasuta rohkem seda, mis Jumal on sinu elus juba siiani teinud ja see platvorm on sul vägev. Ja Joosep, sul on võimalus Jakobile esitada üks väljakutse. No, minul ei olegi mis nüüd vana inimesele enam väljakutseid noortele meestele ikka. See on sedapidi, et noored ikka vanadele suunas. Aga eks ta on, Jakob, et sul on nii radikaalseid mõtteid ja palju tegevust, et suurim väljakutse on, et vahel võtta hoogu maha ka. Ma tahan aitäh öelda kõigile 3 pastorile, kes on täna need küsimused vastu pidanud, mida meie oleme neile esitanud ja ma usun, et teil kõigil on võib-olla tunne, et tegelikult on mingid elevandid veel siin ruumis, millest võiks rääkida, aga hea uudis on see, et tegelikult tuleb üks samasugune arutelusessioon pärast väikest pausi uuesti ja Martin äkki tahabki veel täpselt rääkida selle päevakava üle, mis on nüüd saamas pärast seda, kui me siin lõpetame. Jah, sõbrad,